Imelist nädala lõppu sulle, väekas eestlane. Täna siin mina teadvuse avardamise minutitega ühe meeletult põneva ja olulise teemaga, millega ma tegelikult siin ise ka, mul läks ikka tükk aega, et see osa täna või see nädal üldse välja saada. Sest see teema on nõnda sügav ja mul olid endal emotsionaalsed teemad seal all, kus ma tegelikult ei usaldanud, et see on turvaline sellest teemast rääkida. Ja siis tegin endas selle töö ära, et ma jõudsin sellisesse turvalisse kohta iseendas, kus ma tunnen, et ma tahan seda jagada, sest tegelikult kõik need teemad, mis mulle tulevad teadvuse avardamise minutites, need tulevad minuni ise. Ja minu asi on siis lihtsalt rääkida nendel teemadel ja ma olen märganud, et kõik need teemad, mis tulevad, ongi just sellele ajale konkreetselt praegu siin kõige olulisem info, mida inimestel ja inimkonnal on vaja teada selle jaoks, et tulla siis välja mingisugustest keerulistest kohtadest, millega me praegu silmitsi näiteks seisame. Nii et haavatavus on siis selle nädalane teema ja haavatavus ladinakeelne sõna on cortense ja cor on oma olemuses siis tõlgib südameks. Ja haavatavus kui selline, et sellel ei ole definitsiooni. Sellest on palju räägitud, sellest on palju artikleid, aga selles mõttes, et kui ma otsisin mingisugust konkreetset definitsiooni sellele, siis ma ei leidnud. Ja ma mõistan ka miks, sest nagu ma ütlesin, see on väga kardetud teema, aga see on juureks kogu inimkogemusele tegelikult. Sest me ju elame väga haavatavas maailmas. Seda ei saa, ma arvan, keegi eitada. Et üks tuumapomm ja me oleme siit nagu kuum aur läinud. Et see kõik võib hästi kiiresti lõppeda. Muidugi me ei taha keegi sellele otsa vaadata, sest see on hirmus. See tekitab meis palju selliseid tundeid, mida me ei taha hästi tunda. Aga oluline on neid siiski tunda, sest kui me julgeme olla haavatavad, ehk siis haavatavuse selline hästi väekas omadus on aidata meil luua ühendust iseendaga ja ühendust ka teiste inimestega enda ümber ja päris ühendust, ma mõtlen siin, mitte lihtsalt see, et tere, kuidas sul läheb? Joo, no mul läheb hästi, no tore olgu, no tšau, on hinnad kõrged, jah, õudne ikka. Et see päris sügav suhe, mida meie inimesena väga siin maal otsime, et see ongi meie eesmärk siin ühenduda, luua ühendusi, sügavaid, mõtestatud, armastusega täidetud ühendusi kõikide inimestega siis meie ümber. Ja see maailm, ma ütlen, mina leian, et tegelikult me olemegi sellises haavatavuse kriisis, kus me tegelikult nii meeleheitlikult väldime seda ja teeme näo, nagu seda pole olemas. Et me oleme üliinimesed, meil ei ole siin mingis haavatavus, millest sa räägid, kellel seda vaja on ja kellel seda ühendust vaja on. Et see ühenduse ja haavatavuse kriis on, ma arvan, see kõige suurem siin tänapäeva ühiskonnas, kus me siis suuresti toetume sellele, milline on minu image, millisena inimesed mind näevad ja kas ma suudan seda maski siis nüüd välja kanda kogu aeg. Ja et ma jumala eest ei ütleks midagi, mis võib seda arvamust minust alla tõmmata. Et see on selline hästi tühjaks jättev. Et see tegelikult jätab meie hinge täiesti tühjaks, sest me loeme selliseid pinnapealseid ühendusi. Mul tuleb siin kohe meelde aeg, kui ma elasin Inglismaal. Ja seal on hästi selline see pinnapealsus. Siis ma ärkasin seda nagu eriti tugevalt, et see hello, how do you do? Ja siis see ütleb, yes, well, and how do you do? Ja siis on ka, et mingid väga pinnapealsed mõttetud vastused. Nice weather today. Täna väga ilus ilm, eks ole. Ja on jah, näed, päike paista. See on ka tore, ilus. See on hea nagu jutu alustaja. Aga kui kõik meie vestlused baseeruvad ainult sellistele pinnapealsetele, selliste faktidele, siis informatiivne kõne,
siis tegelikult see ei täida seda sügavamat osa meist, seda, mis tahab seda ühendust, seda päris ühendust, mis tahab näidata, et ma olen inimene, ma olen ehe oma heade ja halbade külgedega ja sina oled ka. Ja me oleme kõik selles paadis koos. Et see on selline tegelikult see kõige sügavam soov meie kõigi sees on seda ühendust luua. Ja haavatavus oma olemuses on selline asi, või selline seisund, mis nõuab siis, et me viskaksime maha kõik kaitse. Et me ei tule nagu situatsiooni niimoodi, et naani, tule siia, ma tean küll, et sul on seal parem haak mul kohe tulemas või raudselt sa ründa, et selline eeldab kaitsete maha viskamist. Aga kui me elame sellises imidži poolt juhitud maailmas, siis otse loomulikult me oleme kogu aeg kaitses, et sa jumala eest näiteks ei saaks minu kohta, me tutvume. Et ma näitan sulle täpselt nii palju endast, kui ma tunnen, et on turvaline, et see imidž, mida ma kannan, säilib ja sa arvad minust hästi ja nii edasi. Seal all siis, eks ole, on tegelikult suurem põhjus, et ma ise ei väärtusta ennast ja siis ma nagu ootan seda välist kinnitust endale. Et selle põhjuste juurde, miks me ei julge haavatavad olla, ma kohe lähen ka. Aga suuresti ongi see põhjus, et me oleme kogu aeg kaitses. Me arvame kogu aeg, meil on vaja kaitsta ennast. Kogu aeg, kogu aeg, igaks juhuks on mul kogu aeg rusikas kuskil selja taga püsti, mine sa tea. Ja siis ma hoian ennast tagasi ka, ma ei jaga sinuga kõike, mida ma tegelikult tahaks jagada. Sest haavatavus endas eeldab seda, et sa päriselt näitad, kes sa oled. Ja kõige sellega, kes sa oled, et sa armastad julgelt ka siis, kui pole mingeid garantiisid. Sest tegelikult siin elus ei olegi mingeid garantiisid. Ja see on väga ilus omadus, mida endas kanda ja endas arendada, sest see on see, mis tervendab seda maailma. Ja tegelikult säilitab inimlikkust sellisel viisil, et kui ma keeran mingi jama kokku näiteks, siis ma julgen tunnistada seda, see on ka hästi suur haavatavuse osa. Ja miks me ei näe seda tänapäeval, et seda on vähe. Et ma julgen tunnistada, kui ma mingi jama kokku keeran näiteks, eks ole, või käitun kuidagi halvasti või solvan, mis iganes see on. Kui ma keeran juhtub midagi, mida ma tegelikult ma ei tahtnud, ma ei teinud seda tahtlikult, vaid mis iganes põhjustel. Ja nüüd ma märkan seda kohta. Ja siis ma julgen võtta vastutust. Haavatavus oma olemuses on ka vastutuse võtmine oma eksimuste eest. Et ma tegin mingi jama, keerasin kokku ja haavatavus on nüüd öelda, et okei, sorry, ma keerasin selle jama kokku, luba, ma teen selle korda. Ja päriselt ka siis teed selle korda, mis iganes siis oma olemuses tähendab, kas see vajab lihtsalt siis vabandust, kas see vajab mingisugust konkreetset tegu või mis iganes. Et ma päriselt võtan vastutuse selles kohas, kus mina andsin oma panuse selle jama tekkimisse, mis on mingites minu suhetes või üleüldiselt siin maailmas ka. Sest see peegeldub kõike meie ümber. Praegu me näeme väga selgelt, kus inimesed ainult võitlevad, igaüks saab mingit oma õigust taga, aga keegi nagu ei julge tunnistada, et kuule, äkki mul ikkagi nagu ei teinud üks kõige paremat otsust ja ma tunnen, et seda tuleb korrigeerida kuidagi, et palun vabandust, et teeme nüüd selle siis korda või ma teen selle korda. Et see on suuresti, seda takistab. Mis seda takistab? Häbitunne. Ja suuresti ka see, et meil on õpetatud, et ebaõnnestumine on ebainimlik. Ja tegelikult ei ole ju. Ebaõnnestumine käib protsessiga kaasas, meie areng ei toimu, kui me ei luba endale ebaõnnestuda. Ja kuna siis on see uskumus, et ebaõnnestumine on midagi häbiväärset, kuidas ma nüüd sain, ma ju peaksin olema see, too ja kolmas ja jube tark ja mis iganes paberite ja kõik kogemustega, et kuidas ma nüüd ütlen, et tegelikult ma ei olegi nii tark. Et
või kas nüüd asi ongi just selles, et ma ei ole nii tark, aga see otsus ei olnud õige. See otsus tuli mingisugusest kohast, kus ma tegelikult ei mõelnud läbi neid asju sügavuti ja ma ei konsulteeri näiteks nende inimeste, kellega oleks vaja on seda teha. Et see häbi on see tegelikult, mis tihtipeale takistab meil olemast haavatav ja aus ja ehe ja tunnistada ka oma eksimusi, sest me kõik eksime, see käib asja juurde, noh. Küsimus on see, et kas ma lasen seda sama ratast edasi. Me lasemegi kusjuures, vaat see ongi, mis on juhtunud, sest haavatavuse on nagu, proovitakse tuimestada seda. Et me nagu, ei, noh, minul ei ole mingit viga, et nemad seal, sina seal, sinus oli küsimus. Ma poleks üldse nii käitunud, kui sina poleks nii teinud, on ju. Et see on selline, noh, käib mingi deflektimine, vastutuse ära lükkamine. Et tegelikult see pole üldse minu teema, aga on küll tegelikult ju. Et igas suhtes on alati mitu poolt. Kas lähisuhetes või suuremates, kollektiivsemates suhetes täpselt samamoodi. Meil on kõigil siin oma vastutus selles kõiges oma rolli siin mängida. Ja mis selle häbi all on veel see, et kui ma nüüd ebaõnnestusin ja ma tunnen häbi, siis järelikult ma pole väärt. Et see tegelikult jõuabki nagu sinnamaani välja. See ongi see juurpõhjus ka tegelikult, et kui ma olen siis eksinud või teinud midagi, mille üle just kui ma tunnen häbi, siis ma tunnen, et ma pole väärt ühendust. Ja kui ma tunnen, et ma pole väärt ühendust, siis mul ei ole ju mõtet haavatav ka olla. No milleks? Kui ma niikuinii ühendust pole väärt, ühenduse alus on haavatavus, no who cares, noh. Lasengi pinnapeelseid suhteid siin, tšau, noh, tüka, traka, tšuka, laka, jolo. Ja tegelikult lähen koju ja tühi tunne on pärast sees. Aga nii lõbus oli ju natuke aega tagasi. Tegelikult see päris ühendus, mida me soovisime kogeda, jäi kogemata, sest me ei julgenud olla haavatavad. Me ei julgenud näidata ennast täielikult sellisena, nagu me oleme. Ja see on täiega hirmus seda teha. Seda on väga hirmus teha. Ma saan sellest aru, ma olen ise seda hästi palju kogenud oma elus. Praegugi tulevad üles need hirmud siis seoses sellega, kui ma olen julgenud olla haavatav ja ma olen kohanud seal seina või seda, et seda pole suudetud vastu võtta. Ja siis ma olen mõelnud, et äkki asi on minus. Et võib-olla mind on liiga palju või no mis iganes. Ühesõnaga seal taga nagu alati olen otsinud seda põhjust nagu iseendas. Et kas nüüd see, et ma olin nii avatud ja rääkisin südamest ja armastasin täiega. Kas see oli nagu vale? Ja iga kord ma jälle sukerdun sinna teemasse sisse ja ma vaatan seda, kui ma olen midagi sellist kogenud. Ja ma mõistan, et tegelikult see, et ma olin täiesti avatud ja haavatav ja näitasin kõik osi iseendast, ka võib-olla neid osi, mille üle ma ei ole kõige uhkem või mis ei ole just mingi kaanepildi teema, eks ole. Aga need on ka osa minust. Et tegelikult see on väga ilus. See on väga ilus omadus. Ja ma olen nii tänulik, et ma olen suutnud sellest säilitada endas. Vaatamata sellele, et on olnud väga palju väljakutseid ja väga palju etteheiteid selle osas, et ma olen julgenud olla haavatav, tulla nähtavale sellele, kes ma olen. Kõikide nende heade ja veadega. Et see on nii äge kogemus. Miks see on äge? Sest samamoodi nagu haavatavus on kogu olemuse tuum, on see lahti võetuna siis ka selliste ebameeldivate tunnete tuum, et ka häbi all on alati see haavatavus, et see hirm, et ma ei taha olla haavatav, ma ei taha näidata neid osi endast, mis keegi äkki mõtleb siis, et ma olen kuidagi nii või ma pole hoopis nii, nagu ma olen tahtnud näida, et ma olen. Seal all on need häbi, hirm ja see väärtusetuse tunne, et see kui me lubame endal olla haavatavad, siis me seisame silmitsi ka nende tunnetega. Aga seal on ka rõõm, loovus,
armastus, see hinge täitev ühendus, et kui me julgeme olla haavatavad, siis me kogeme seda ka. Me kogeme päris ühendusi. Me räägime sellest, mis päriselt on oluline. Me tunneme, et me kuulume kuhugi, sest me julgeme tulla nähtavale. Ma julgen võtta ennast sellisena, nagu ma olen ja ma julgen sind ka võtta sellisena, nagu sa oled. Ükskõik, kus sa praegu oled. Aga kui me oleme nähtaval sellega, siis saab toimuda areng. Vaat see ongi see, et siis saab toimuda areng ühiskonnana, indiviidina ja areneda siis inimlikuma ühiskonna poole, mis areneb, armastab ja hoiab ühte. Hoiab päriselt kokku ja hoiab päriselt ühte. Ja jällegi, see haavatavuse kogemus või olemus on väga kaitseta olek ja ühiskonnas, kus meile kogu aeg kinnitatakse, kui hirmsasti meil on vaja ennast kaitsta kõiksuguste nähtamatute koletiste ja fantaasiate eest, siis otse loomulikult on haavatavus, saad aru, see on kõik nagu see ei käi siia siis. Kui haavatavus hõlmab endast, et me viskame kaitsed maha, aga meil on vaja ennast kaitsta, seega haavatavus, sina lähed nüüd ukse taha. Aga niipea, kui me paneme haavatavus ukse taha ja me ei võta seda osa endast vastu, seda osa, kes tahab päriselt sügavalt armastada ja olla ühenduses, nagu päris ühenduses, mitte lihtsalt siuke tšau ja seda pinnapealset kratsimist on meil siin nii palju ja mitte keegi pole tegelikult sellega rahul, sellepärast me näeme seda oma ühiskonnas. Meil on terviseprobleemid, meil on kroonilised haigused, meil on ülekaalulisus, meil on igasuguste alkoholi tarbimist, ületarbimine, ainete ületarbimine, söögi, seksi, kõike kasutatakse selleks, et nagu ühendust luua. Ma tahan seda ühendust, seda sügavat ühendust, aga me ei saa seda nende ajutiste asjadega. Meeleheitlikult proovime läbi igasuguste võimalike vahendite, mis me siin kätte saame, aga see ei tööta niimoodi. Me ei saa seda sügavat hingeühendust, kui me ei ole haavatavad. Sest kõik need vahendid, mida me proovime kasutada, on tegelikult tuimestamisvahendid. Me proovime nagu, ei, haavatavust ei ole olemas, on seal, sind ei ole olemas, haitu ära, abrakadabra. Ja siis ta ei lähe kuskile, siis ta ikka vahepeal tuleb pinnale. Eriti läbi elu raskust, on ja. Kui meil on mingi terviseprobleem, siis tegelikult see haavatavus meis on olemas ja see soov, et me oleksime hoitud, eks ole, ja kõik see oma raskustes. See on seal ja see on põhjusega seal. Ja see põhjus ongi just see, et me saaksime elada elu täielikult kogu selle ulatuses. Kogu selle rõõmus, kogu selle armastuses, kogu selle ühenduses, kõiges selles. Ja kui me proovime siis väliselt seda haavatavust endast nagu maha suruda, siis tuimestada. Sest see on see tuimestamise ühiskond meil siin, eks ole. Ja ma olen ise ka olnud selles, ma räägin puhtalt oma kogemusest, kui palju ma olen proovinud tuimestada seda oma tundlikkust, seda, et ma tunnen nii tugevalt armastust ja ka valu. Mitte enda omaint, vaid kogu ühiskonna. Et see on olnud minu jaoks nii meeletu väljakutse tulla nähtavale selle kohaga ja aktsepteerida, et see on okei. Et see on ilus ja see on väga vajalik. Et see on olnud meeletu teekond minu jaoks ja praegu siin ka istuda ja sellel teemal rääkida. Ja olla nähtaval sellena, kes ma olen. See on väga suur eneseületus praegu. Aga selle jaoks me siin elamegi, et ületada ennast, tulla veelgi suuremasse ühendusse iseendaga ja inimestega enda ümber, selle maailmaga, kogu selle looduga. Et päriselt ühenduda. Ja kui me ikkagi valime selle tuimestamise, mida me praegu näeme hästi palju oma ühiskonnas, siis tegelikult on point see, et me ei saa valida, mida me tuimestame. Kui me tuimestame, ei ole nii, et ma tunnen seda häbi, raskust, ebakindlust, ärevust, et ma nüüd võtan selle muffini ja selle õlle ja siis ma söön need ära ja siis need tunded lähevad ära.
see ei käi niimoodi. me küll mõtleme, et see käib, aga see ei käi niimoodi tegelikult. Ja see käib tegelikult nii, et kui me tuimestame neid ebameeldivaid tundeid, siis me tuimestame ka oma elu rõõmu, oma armastust, võimet ühenduda, eks ole, kuuluda. Siis me tunneme, et me ei kuulu, meil tekib eksistentsiaalne küsimus, et mis siin üldse toimub ja miks ma üldse siin olen. Ja tegelikult ongi see probleem selles kohas, et me tuimestame ennast ja siis me tuimestame ka oma elu rõõmu ära. Me ei näe enam mingit mõtet, mis mõte üldse, päike paistab mõttetu, keda kotib, on ju. Mul on vaja, et me kaotame ära ühenduse sellega, mis päriselt tegelikult on oluline. Sest me tuimestame. Ja kuna me elame haavatavas maailmas, siis selle püüd seda tuimestada on sama hea, kui ennast õhku lasta lihtsalt. Sama hästi siis me võimegi öelda, et tavai, ma ei tea, kus poolt siis seal Hiina või kuskilt majalt Ameerika, et visake üks pomm siia, et laseme siis õhku ära ennast. Sest haavatavus on see, millest me ei saa lahti sellest. See käib inimkonna olemuse, kõige selle sügavam olemuse juurde. Ja sellele on oluline otsa vaadata. Et see kõik on ajutine, me oleme haavatavad ja me kõik teeme vigu ja me õpime nende käigus. Ja see on väga inimlik ja see on väga loomulik ja see on väga vajalik. Sest läbi selle me areneme ja me loome veel suuremat ühtsust üksteisega. Kui ma julgen tunnistada, et kuule, tegelikult ma arvan, et ma olen ka mingi jamaga okkama saanud või ma olen ka panustanud kuidagi sellesse, mis toimub meie ühiskonnas sellega, et ma olen teinud näo, et see ei puutu minusse näiteks, on ju. Seal kuskil kaklevad. Las nad kaklevad. Ei ole minu teema. Aga tegelikult on, sest me oleme kõik siin, me oleme üks pere. Ja me oleme siin eelkõige, et hoida ennast, mõista, kui väärtuslikud me oleme kõikide oma heade ja veadega, kõikide nende kogemustega, mis meil on. Ja hoida ja mõista ka üksteist. Sealt sünnib kaastunne, mida on ju väga vaja siia maailma, sest hinnanguid oskame me kõik jube hästi jagada, eks ole, kui hull ja halb ja aga nii, kui meil õpeta ära seda võitlemist, seda hinnangute noolte viskamist ja ei tule sellesse kaastunde kohta ja kaastunne ei tähenda seda, et okei, tegid sitta, lase edasi omaga vaata. Ei. See on see, et me vaatame otsa asjadele nii, nagu nad on. Eesmärk ei ole hinnanguid jagada, kes on halb, kes on hea, mis iganes. Eesmärk on jõuda ühtsusesse, et me leiaksime selle ühtsuse, selle konflikti sees, sest siis see laheneb ka. Aga see on väga olulised komponendid, on haavatavus ja kaastunne ja täie autentsus, ehe ausus, et ma olen see, kes ma olen, sa oled see, kes sa oled ja tuleme nüüd ühisele pinnale ehedalt inimestena, inimlikkuses ja armastuses. Sest alles siis me saame lõpetada ära need igasugused kannatused, mis siin maailmas toimuvad. Ebavajaliku kannatuse, liigse. Et ei ole vaja nii palju seda tegelikult. Aga see on valiku küsimus. Kui kaua me väldime seda haavatavust? Kui kaua me proovime hoida mingit imidžit, et keegi minust midagi kuidagi arvaks, ma olen juba tark või juba loll või olen, kes ma olen. Ja kui sulle ei meeldi, ära vaata. See on vaba maa ja see on ka okei. Ja tegelikult on oluline mõista, et kui meil inimesest midagi ei meeldi, siis ta tegelikult näitab meile mingit osa meist endast, mida me tegelikult ei taha vastu võtta. Me ei taha tunnistada, et see on meis endas ka olemas. Et kui sa täna tundsid ebamugavust, kui minu haavatavus tuli nähtavale, minu emotsionaalsus tuli nähtavale, see, et ma nii tugevalt tunnen tegelikult, siis see näitab seda, et sinu sees on ka see olemas ja tegelikult tahab vastuvõtmist saada. Nii et ma soovin sulle julgust, võtta vastu enda haavatavus, et sa julgeksid armastada täie rauaga, ka siis, kui pole mingeid garantiisid. Sest siis see maailm päriselt saab muutuda ühenduse keskseks,
väärtusepõhiseks ja armastusega täidetuks. Sest me aktsepteerime asju nii, nagu nad on. On nagu on, kuidas me edasi liigume. Imeilusat nädalavahetust sulle. Võta aega, et päikest nautida ja tulla kohale sellesse, kes sa päriselt oled ja vaadata enda sisse. Ja leida üles see tõeline ühendus iseendaga, selle eheda iseendaga, kes tegelikult väga pikalt juba ootab, et sa ta vastu võtaksid ja julgeksid maailmale näidata. Sest niimoodi me avamegi südameid ja leevendame ja lohutame kannatust siit maailmast. Ole hoitud, väekas eestlane.